Ja annangi sõna Annikale. Aitäh, Daisy. Selle ICF Estonia nime taga on armas Daisy, kes täna siis aitab modereerida ja minuga koos on minu hea vahva partner ka Keidi, kes aitab meil koos siin õppida, sest ma märkan, et meid on juba koos 100 inimest. Ja kui Daisy ütles, et kõige populaarsem, siis ma usun, et see mugavustsooni teema ilmselt kõnetab igat ühte meist omal moel ja omal viisil. Ja kui ma mõtlen selle mugavustsooni peale ja mõtlen iseenda peale, siis eks ma tegin ju selle webinari ikkagi endast lähtuvalt. Ja võib-olla on ka see, et nagu Daisy ütles, et ma tahan teile näidata võib-olla midagi, mida te esmapilgul ei märka või kohe ei näe. Tahan teiega siduda tänases webinaris erinevad aspektid ja teemad, mis kõik justkui lähevad ühe katuse alla nimega mugavustsoon, aga avardaksid teie jaoks võib-olla selle mugavustsooni raami, piire ja võib-olla ka seda, mida sina ise täna saad. Kas mugavustsoonis olles, mugavustsooni langedes või lahkelt mugavustsoonis väljas liikudes teha. Kuna meid on palju siin ja ma olin ka eelmisel webinaril, siis väga kutsun teid üles kasutama chatti. Ma arvan, et chat on koos õppimiseks üks hea koht, kus ka sina saad jagada, mida sina sellest teemast arvad, milliseid mõtteid see tekitab või mida sa ka plaanid või kavatsed ette võtta. See rikastab ka grupi tervik sellist tarkust, ütleks isegi mitte knowledge'it või sellist teadmist, vaid tarkust. Ja võib-olla mingi koht, kus on see tunne, et sa päriselt tahad jagada oma näo, hääle ja sõnadega, siis mina kutsuks siin võib-olla ka seda üles tegema. Ja Keidi ja Daisy saavad siis märgata, et kui ma mingis kohas kutsun üles või sul endal tekib soov kas jagada või ka vastu vaielda või siis näidata teist vaatenurka, siis tõsta oma virtuaalne käsi ülesse ja tüdrukud viitavad mulle ja me võime luua ka sellise väikese dialoogi siia sisse. Et kas sellised kokkulepped sobivad? Ma usun, et see võimaldab meil üheskoos hästi seda tundi siin veeta. Ja oleme siin koos kella 12-ni ja nüüd ma teen selle triki, et ma jagan teiega ka enda slaidi. Kas keegi saab mulle jagada, kas pilt on tervikvaates või on osalises vaates? Osalises. Ikka veel osalises vaates. Ei muutunud. Okei. Siis ma kohe vaatan. Mulle endal küll isiklikult näitas tervikvaadet, aga vaatame nüüd. Kas nüüd on pilt parem? Jah. Suurepärane. Nii, aga teemaks siis mugavustsoonist välja. Aga päriselt, kuidas? Küsimused on alati need, mis tegelikult sisaldavad endas juba vastust. Ja seda me coachidena, ma usun, et meie seas on täna siin ka päris mitmed coachid, tegelikult teame. Ja ma esitan selle küsimuse sellisena, et esita see endale ise ka täna. Et kui sa siin nüüd täna minu ja teistega koos sellel teekonnal oled, siis mõtle ka selliselt, et kas see mugavustsoon käib sinu kohta, kas sa oled täna seal ja kas sa soovid sealt välja saada või sa tegelikult tahad võib-olla leida mingeid nippe, kuidas seal mugavustsoonis ennast hästi tunda. Ja lähme koos seda avastama. Daisy tegi minu kohta sellise ametliku sissejuhatuse, tutvustuse, aga tänase teema kontekstis ma tahaks enda kohta öelda midagi muud. Ma ütlen täna seda, et ma olen naine 5.0. Kui keegi tahab chatti kirjutada, mis see võiks tähendada sinu vaates, kui sa kuuled mind ütlemas naine 5.0, siis ole hea, jaga seda. Aga mida ma selle all mõtlen, on see, et see tähendab tegelikult minu jaoks teatud julgust ja küpsust.
ja loovust liikuda tähenduslikult oma teel edasi ja olla kaasteeliseks neile, kes võib-olla sama vajavad. Ja 5.0 tuli mulle ametlikult 8. veebruaril sellel aastal ja ma kannan seda 5.0 austusega, mis tähendab seda, et siin maamunal on siis 10 setti, 50 setti nagu läbi käidud. Ja kui ma mõtlen selle peale, et me räägime mugavustsoonist, siis kui oli Annika naine 4.0, oli see, kus ma astusin ise julgelt mugavustsoonist välja ja astusin teekonnale, mida ma täna nimetan elustiiliks ja olen siis professionaalne coach, mentor, partner juhtidele, ekspertidele, võimekatele liidritele ja tiimidele, kes soovivad ka enda mugavustsoonist välja tulla ja mitte ainult. Ja võib-olla see tähendusrikkus on see, mida mina tohutult hindan ja mugavustsoonis võib olla tihti olukord, kus võib-olla selline tähendusrikkus on kadunud. Ja ma kutsun sind ka täna sellisesse dialoogi, isegi kui sa minuga otse ei räägi, aga sa chatis jagad, siis vaatame, mis selles ruumis siin sinu jaoks sündima hakkab. Ja see naine 5.0 tegelikult ei ole ja ei kõneta ainult naisi. Viimasel ajal on minu isiklikus praktikas sattunud väga palju meeskliente just nimelt sellises kusagil 35+ vanuses, kes tajuvad, et see mugavustsoon kas rusub peale või on neid kuidagi kinni püüdnud ja välja sealt ise ronida ei oska. Nüüd teeme nii, et me tuleme selle juurde, et ma esitan küsimuse, mis on mugavustsoon? Ja kui sa nüüd mõtled selle peale enda kontekstis, siis ole armas ja jaga chati, mis on mugavustsoon sinu jaoks? Mida sa mõtled, kui sa pead silmas mugavustsooni? Kinnijäämine igapäevastesse tegemistesse, rutiini, absoluutselt rutiin tuleb mitmes kohas, väljakutse puudumine. Teen tegevusi, mis on tuttavad, jaa, ei ole edasiliikumist, harjumused ja mis veel? Kõik tundub ja toimub pingutuseta. Ei toimu enesearengut, on tuttavlik, turvaline, mis on ju tegelikult väga hea kvaliteet, eks ole. Teen tegevusi, mille tulemust ma suuresti juba tean ette, lihtsad selged asjad, kindel turvaline ellujäämise tsoon ja kehatasandil turvaline seisund, kus on ellujäämine tagatud. Me räägime millestki, mis on justkui nagu baas, ilma milleta justkui ei saaks ka, eks ole. Väga hea. Ma esitan sulle veel ühe küsimuse. Kas ja miks peaks üldse mugavustsoonist välja tulema? Mõtle selle küsimuse peale ka ja ole lahke ja jaga, kas ja miks peaks üldse mugavustsoonist välja tulema. Mis su mõtted on? Et toimuks isiklik areng arenemiseks ja areng ju toimub väljaspool mugavustsooni. Meil on siin väga teadlikud inimesed juba kohal ja et areneda, edasi liikuda, uued vaatenurgad, absoluutselt areng ja enda avardamine, uute võimaluste leidmiseks ja välja tulles saan kogeda uut ja areneda, muidu hakkab igav, eks ole. Võib ju olla hea mugav küll, aga tegelikult igav on ja mis veel on elus võimalik? No vot, just nimelt te toote nii olulised märksõnad siin välja, mis see mugavustsoon on ja kas sealt peaks välja tulema. On ju, kujutage ette sellist olukorda, väga paljud teist on tegelikult ju mingi meeskonna liikmed ja mingi organisatsiooni osa. Kujutage ette ühte meeskonda, mis toimib ülihästi, kõik toimib justkui õlitatult.
Aga ühel hetkel me avastame mida? Mis tekib, kui kõik on justkui stabiilne, toimib õlitatult, kõik on nagu hästi? Mis võiks olla see sinu mõte siin juures? Ei ole arengut, stagnatsioon ja toimub selline vaikne mandumine või selline mugavustsoonis olekus on tore sussi lohistada, aga edasiminekut ei toimu ja selline loomulik areng, mida te kirjeldasite, ei kanna. Liigume siit korra edasi ja ma toon teile klassikalise mugavustsooni sellise visuaali või pildi, kus me räägime nagu sellest, et ilmselt olete paljud seda kohanud ja näinud, et see comfort zone ehk et see mugavustsoon on see turvaline koht, mida te kirjeldasite ja väga tihti me näeme seda enda jaoks ka sellise mentaalse kindluse ja turvalisusena. Ja enamasti ongi see, et ega meid seal mugavustsoonis ei hoia kinni mitte meie füüsiline keha, vaid enamasti ikkagi meie mõtted ja meie meelsus, sihuke mentaalne tasand ja tihti öeldakse ka, et kahe kõrva vahel võib asuda kõige suurem vangla või siis puur, mille uks on küll lahti, aga puurist välja astuda ei julge või ei saa. Ja mida me kindlasti teame, on see, et mugavustsoon on vooderdatud. Miks ongi võib-olla sellest mugavustsoonist teinekord keeruline välja minna, on see, et see turvatsoon, see, mis on sinu kontrolli all, on vooderdatud ja on vooderdatud hirmutsooniga. See hirmutsoon, mis ütleb, et aga mida sa nüüd rapsid, Annika, eks ole, meil on siin ju hea olla küll. Vaata, kui toredasti meil asjad on, ei ole vaja siit väljapoole, mida areneda, kuhu liikuda. Ja tulevad erinevad ettekäänded, tuleb ka ebakindluse või enese usulangus, eks ole. Ja mida ma mõtlen selle hirmutsooni all, mis siis tegelikult seal käivitub tihti, on see, et paljud võivad kogeda või tunda ennast ohvri nagu tasandil. Ohver versus siis ütleme võitja või enda elujuht. Olles mugavustsoonis võib see ohvri seisund olla nii mugav, et me ei pruugi sellest ise väga selgelt isegi võib-olla mitte aru saada. Ja mida ma professionaalse coachina ütlen ja võtan selle peale lahjat mürki, on see, et see hirm ja vastupanud tulevad alati. Alati, kõigil, minul ka. Alles hiljuti, selle aasta alguses, ma teen täna tööd oma enda personaalse coachi Reiti Joyce'iga ja valmistan ennast siis ette MCC tasandi eksamiks ja selleks soorituseks. Ja mul oli vaja aasta alguses planeerida väga täpselt oma aasta, mida ma teen, kuidas ma teen, kuhu ma panustan, millistesse õpi- ja kasvutsoonidesse ma vastuma pean. Ja mis te arvate, mis minuga juhtus? Ma ei nimeta seda hirmuks, aga see oli tohutu vastupanu. Panna nii detailselt, nii täpselt midagi kirja ja hakata selle järgi elama, see justkui halvas mind ja halvas mind selliselt. Aga võib-olla ma ei peagi praegu pingutama, nii tore oleks veel võtta üks podcast ja kuulata, mida on teinud teised sarnasel teelkonnal olnud inimesed, istuda diivanil, juua kohvi ja mõtiskleda, et äkki mul on ikkagi veel vaja natukene ennast ette valmistada. Ma läksin sinna mõnusasse, turvalisse, vatisesse mugavustsooni, sest õppimise tsoonis on vaja ju teha tööd. Do the work on sinu teha, kui sa tahad sealt välja tulla. Ja see oli mulle tohutu suur õppimise koht. Võib-olla pärast ma jagan mõnda näidet veel ka, mis tegelikult aitab sealt välja tulla. Aga kui me saame sellest aru, et see hirm on, ja me täna ma ei õpeta ja täna ma ei näita võib-olla ka seda, mida täpselt selle hirmutsooniga teha, meil on huvitavaid teisi nüansse veel katta, aga sealt edasi me jõuame tegelikult siis õppimise tsooni. Hirmutsoonist läbi on järgmine õppimise tsoon, kus tegelikult tulevad need reaalsed challenge'id, kus sa hakkad tööd tegema, sa hakkad katsetama, sa hakkad panustama ja mis juhtub?
sa avastad, et opa, ma ei olegi pro, äkki ma olen hoopis amatöör. See juhtub kõigiga, juhtub minuga, juhtub sinuga, aga selles kohas on eriti oluline, et mul on keegi kõrval, kes võib-olla teise nurga alt, on see siis sõber, on see kolleeg, on see oma coach või mentor, et kuule, et sul on tegelikult, sa õpid praegu uusi skill'e, sa ei saagi olla kohe täiuslik. Sul on lihtsalt vaja praktiseerida. Ja mida me siis teeme, on see, et me hakkame praktiseerima ja me tegelikult läbi selle laiendame oma seda komfortsooni. Me laiendame selles mõttes, et me näeme rohkem võimalusi, me saame juba tugevamaks ja tegelikult läbi tegemise tuleme me sellest mentaalsest puurist, mille uks on lahti tegelikult välja. Ja see on siis õpitsoon. Ja need probleemid tulevad väga selgelt, väljakutsed ka tulevad, aga läbi minnes sellest ja võib-olla omades kedagi, kes sinusse natuke rohkem usub, on sellest võimalik lihtsalt nagu läbi tulla. Mitte lihtsalt, see ei tähenda seda, see on lihtne, aga seda pole kerge teha, ütleks nii. Ja siis me näeme seda kõige viimast, seda laiendatud osa, mis ongi tegelikult ju kasvutsoon, kus sa tegelikult jõuadki sinna, kus sa realiseerid need oma püüdlused, sa sead ka uusi järgnevaid eesmärke ja ma võiks isegi öelda, et sa elad nagu oma unistust, eks. Ma näitan sulle korraks siin ühte palli. Kas sa näed? Ja kujuta ette, et see on see sinu mugavustsoon. Muidugi sellel pallil on väga selge leiutaja. See on Hobermanni kera. Hobermann on selline mees, kes sellise palli leiutas ja lõi. Ja mida me selle palliga teha saame, on see, et kui me nüüd liigume sellest hirmutsoonist, õpitsoonist ja kasvutsooni, siis tegelikult mis juhtub, on see, et me hakkame vaikselt oma mugavustsooni laiendama. Te näete, kuivõrd palju avaramaks võib muutuda sinu elu, sinu võimalikkused, kõik see, mida sa tegelikult võiksid teha, millega kokku puutuda. Ja siin väljaspool on see kasvutsoon täielikult, eks ole? Ja seda Hobermanni kera, sellega on väga hea teile võib-olla panna küsimuseks, võib-olla te ei tea, aga mis te arvate, see läheb küll korraks teemast välja, aga ma tahan Hobermannile pai siinkohal teha. Hobermanni keha Euroopas, mitte Hobermanni keha, vaid Hobermanni kera, kus on suurim Euroopas, mis on tehtud metallist ja toimib sellisel kujul, nagu ma teile näitasin. Võite chati panna, kas te teate, kus sellist näha võib. Ja ta on väga suur, ta on mitmeid meetreid diameetrilt nagu lai, mis näitab, kuidas meie mugavustsoon ja meie teadlikkus võivad avarduda. Kui keegi teab, pange chati, kui ei tea, siis andke mulle teada, siis ma ütlen teile mõne aja pärast, vaatame. Võib muidugi guugeldada ka, aga ärge guugeldage, vaadake, kas te teate. Ilmselt see mugavustsooni erinevate tsoonide osa on teile nagu tuttav, aga nüüd ma tahaksin kiht-kihilt tegelikult tuua sellele mugavustsoonile veel erinevaid aspekte juurde. Ehk et me skännime või zoomime seda mugavustsooni teie jaoks läbi erinevate modaalsuste. Ja esimeseks modaalsuseks siit pealt on siis see, mida ma teiega jagada tahan, on Richard Beckardi muutuste valem. Taaskord sa võid märku anda, kas sa tead, kes on Richard Beckard, aga enne ma vaatan korraks chati, kas keegi Hobermanni osas on midagi vastanud. Kui ei ole, siis ma nüüd ütlen krips-kraps, minge kõik Tartusse, Ahhaa-keskusesse ja Kati Mölder Ahhaa-keskus, just nimelt. Tartus Ahhaa-keskuses lae all on Hobermanni kera metallist ehitatud, töötab ideaalselt, aga seal, et see kera käivituks, pead sa lahendama ühe ülesande. Nii et soovitan teid vaatamine, see on Euroopa suurim. Ma maailma mastaabis ei tea. Aga tulles nüüd selle Richard Beckardi juurde, siis Beckardi muutuste valem. Beckard on ameeriklane ja aastal 1987 andis ta tegelikult sellise muutuse valemi, see käib küll organisatsiooni kontekstis, aga tegelikult taandub väga imeliselt individuaalse muutuse käivitamise tasandile suurepäraselt.
ja see valem näeb välja selline. Kollased tähed ja mida siis tegelikult see valem ütleb? Me alustame D-st, mis on siis tegelikult eesti keeles rahulolematus. Pekkard ütleb, et iga muutuse valemi alus on see, et peab olema rahulolematus. Rahulolematus mugavustsoonis olles, mida te natukene ka juba kirjeldasite enne, kui te ütlesite, on üks kriteeriume, et vastupanuga toime tulla, et muutus reaalselt eksisteeriks. Ja see rahulolematus võib olla selline emotsionaalsel tasandil, aga tegelikult ta võib kuni selleni välja olla, et see võib tegelikult ka füüsiliselt valu tekitada. Rahulolematus sellest, et sa rapsid töötad kohas, kus sa võib-olla ei tunne ennast enam õiges kohas olevat, annad endast väga palju, tuled õhtul koju, oled kõik endast andnud, pere jaoks sind enam ei jätkugi, aga muutust kui sellist sa ei ole põhjusel või teisel julenud või osanud teha. Selle korrutise järgmine tegur on V, visioon. Selleks, et mugavustsoonist välja tulla, peab sul olema oma visioon, mingi suurem visioon, pilt, mis tegelikult näitab sulle suunda, kuhu liikuda. Coachingus ka me aitame inimestel, oma klientidel ehitada üles nii suur visioon, mis tegelikult kataks ära selle, kuidas ma siit tänasest päevast tegelikult sinna visiooni juurde liikuma hakkan. Ja ma väidan ka seda, et me loome tegelikult visiooni tulevikus ja loome tulevikus oma tänast päeva. Kolmas tegur selles korrutises on F ehk et first steps, esimesed sammud. See on siis nüüd konkreetne tegevuse actioni tasand. Ja see tähendab ka seda, et kui sul on suur visioon ja sa oled rahulolematu, aga sa pole sellest väljumiseks teinud ühtegi sammu, siis on, ja näiteks ütleme, see esimeste sammude osa on 0, siis on väga selge see, et vastupanu on suurem kui see samm või see muutus, mida sa astuma hakkad. Ehk et kui me nüüd vaatame seda valemit ja tuleme korraks matemaatika juurde, siis kas te teate, võib-olla, ma isegi ei mäleta, mitmes klass see oli, aga kui teguritest üks korrutises on 0, mis on siis vastus? Vastus on 0. Vastus on 0, mis tähendab nagu seda, et me ei saagi vastupanust, me ei saa ka mugavustsoonist välja, kui me tegelikult ei ole astunud kas samme, ei ole ja ei oma visiooni või meil ei ole piisavalt rahulolematust, et sellest välja liikuda. Võite jagada mõningaid näiteid selle koha pealt, kus sa oled nagu võib-olla tajunud, siin on võib-olla isegi natukene keeruline seda chati jagada, võib-olla tahab keegi ka häälega jagada, kus ta tegelikult, kui sa vaatad seda valemit, et see vastupanu ja vastumeelsus on nüüd osa sellest sinu mugavustsoonist. Põhjusel või teisel sa sealt välja ei liigu. Võib-olla sul on visioon, võib-olla sa isegi teed mingeid samme, aga näiteks puudub rahulolematus, sest sul on nii hea mugav seal mugavustsoonis olla. Istud selle oma imelise visiooniga ja teed oma igapäevaseid samme, aga mitte samme visiooni suunas. On neid inimesi ka, kes on väga rahul sellega, kus nad on, aga tegelikult see tähendab ka seda, et see vastupanu või vastumeelsus on siiski olemas. Ja need inimesed enamasti on sellised torisevad seal ohvri tsoonis, kus ütlevad, et nojah, et mul ju pole häda siin miskit, las siis teised teevad. Et neid kombinatsioone siin on väga-väga erinevaid, kuidas sellele muutuste valemile otsa vaadata. Aga mida ma tahan sulle öelda on see, et väga oluline on selle 3 teguri peale mõelda. Mis on see valu, see rahulolematus? Mis on see visioon, see
see tulevikupilt, see miski, mida sa tegelikult tahad oma elus näha. Ja vahet ei ole, kas see on isiklikus elus, see on sinu professionaalses elus, sinu võib-olla sellises hobimaailmas, need võivad väga erinevad olla. Ja et sa ka tegelikult teeksid samme selle suunas. See on äärmiselt tähtis ja oluline. Sest vastasel juhul me seda vastupanu ei võida. Ja mis juhtus selle minu enda näite puhul siis, kus ma teile kirjeldasin, et ma jäin diivanile mõnusalt enda eest justkui pehmelt hoolitsema, et et ma ei saa ju nii kaalukat asja kohe astuma hakata, ma pean ikka natukene ennast kuidagi endasse leebelt suhtuma. See tähendab tegelikult seda, et ma ei võtnud samme ette, need olid nullid ja terve isegi minu suur visioon ja võib-olla rahulolematus sellega, et ma seda ei tee, tegelikult nullis ära selle, et see vastupanu ikkagi oli. Ja meie tegurite korrutis peaks olema suurem, kui on vastupanu. Ma pean rohkem tahtma sellest ebamugavusest valust välja tulla. Mul võiks olla väga hea visioon, mille suunas ma soovin liikuda ja ma ka liigun ehk et teen neid esimesi väikseid samme. Ja võib-olla tasub siin ka mõelda, et väike samm, et võib-olla mu unistus on nagu nii kaugel, eks ole, et ma ei teagi, millal ma sinna nagu jõuan. Aga baby steps are power moves. Väikestest pisikestest sammudest hakkavad tegelikult võimsad asjad liikuma. Ja ma tahan, et sa selle Peckardi muutuste valemi võtaks nüüd sinna mugavustsooni nagu kaasa, võtaksid ka sinna hirmutsooni kaasa ja mõtleksid, et mis on need sinu 3 tegurit? Rahulolematus, kas on, millisel kujul on? Kuidas see mõjutab? Visioon, kas sa julged piisavalt ambitsioonikalt mõelda? Mis iganes see sinu jaoks, see sinu ambitsioon tähendab? Kas sul on suurem visioon, mida sa maailmale tegelikult anda tahad? Võib-olla selle visiooni jaoks ma soovitan näiteks Ikigaid vaadata, elamise, olemise mõtet, defineeri seda, mis su visioon on ja mis on need sammud. Ja mõtle praegu siin ja nüüd kohe, võtame natukene aega. Mida saad teha, et mõnda tegurit juba täna suurendama hakata? Võta endale siin 60 sekundit aega. Mõtle, mida sa saad teha, et mõnda tegurit sellest valemist juba täna suurendama hakata. Ja hästi vahva oleks, kui sa võiksid oma mõtet ka chatis jagada. See annab võib-olla innustust, inspiratsiooni ka teistele. Kristi kirjutab, et kuidas minu kirg saaks veelgi muutusi luua minu ümber. See läheb juba sellise visiooni alla, aga mis siit võiksid olla esimesed sammud? Mis on see rahulolematus, mida tegelikult selle mõttega käivitada või sellest välja liikuda? Kas keegi on veel valmis mõnda oma tegurit, mida ta on valmis suurendama, kuhu fookus panema, et liikuda nullist suuremaks? Tajuda päriselt rahulolematuse sügavust ja juurpõhjuseid, et ammutada sellest jõudu muutusteks. Ja mõelda ja visualiseerida, mis on päriselt minu visioon või eesmärk. Sealt algab minu jaoks kõik. Super. Keskenduda rohkem uue omandamisele, hetkel hajevil veel. Ja
väga tänan juba neid, kes kirjutasid, veel tuli üks kommentaar, kas need tegurid peaksid olema tasakaalus? See on nüüd küsimus. Samas tunnen, et rahulolematus on kõige suurem, kuigi on olemas visioon, ilmselt vist piisav ja olen samme teinud. See on väga hea, nad ei pea olema tasakaalus. Ilmselt peab vaatama, et mis on täna nullile kõige lähedasem. Seda võimendama hakates tegelikult lähevad asjad liikuma. Mida suurem on tegur nullist, seda suurem on tõenäosus, et muutus toimub. Ja ma väga soovitan teil lugeda neid mõtteid, mida te siin jagate. Siin on väga tugev potents nagu sees, et need on väga-väga võimsad mõtted. Et ma usun, et me saame pärast ka selle chati alla salvestada, et siin lihtsalt ideid inimesed saaksid endale korjata, mida juba teha või kuidas enda elule peale vaadata. Ja võiks iga nädal sellele valemile peale vaadata. Tahan muutust, sügav pahameel hetkeolukorra suhtes. Ja see sügav pahameel, see tähendab seda, et see valu käivitab, valu võib olla trigger liikuda sellest mugavustsoonist välja. Teen järgmised sammud, et päriselt liikuma hakata. Liikumises suureneb ka usk ja visioon. Absoluutselt. Suurepärased mõtted. Ja nüüd, kui me oleme vaadanud seda mugavustsooni, nüüd vaadanud seda Peckardi valemit siia juurde, kutsun ma teid veel ühe kihi laiendama või süvitsi sisse suumima, et ikkagi kuidas siis liikuda sellest mugavustsoonist välja päriselt. Ja see, mida ma teile nüüd jagan, on üks pilt praegu hetkel, kes võib-olla kohe tunneb ära, millega on tegu. Me räägime flow'st ehk voo seisundist. Ja vahva mees, kes nüüd on väga osav ütlema tema nime välja, Csikszentmihalyi. See pole lihtne, ma olen seda palju harjutanud. Ja ma olen mõnikord kaasanud gruppi ja grupp on kordi ja kordi Michali nime välja hääldanud. Aga flow seisundiga oleme võib-olla väga paljud mitmes tasandis kokku puutunud. Mida ma tahan, et sa praegu vaataksid minuga koos seda joonist. Horisontaalsel tasandil on oskused ja vertikaalsel tasandil on väljakutsed. Ja vaatleme seda sama flow seisundit, voo seisundit nüüd mugavustsooni kontekstis. Kui sul on suurepärased oskused, aga sa istud seal mugavustsoonis ja sul ei ole piisavat challenge'it, mis siis sünnib? Igavus, tülpimus. Ja sa tegelikult nagu tajud, et elu juhtub as usual by default sama asi. Pole tegelikult sellist säravat kirge, silmad ei sära. Ja see tähendab seda, et challenge'id pole piisavad, skillid on suuremad, mida võiks rakendada, aga põhjusel või teisel oled sa mugavustsoonis, ei tee seda. Nüüd teine tasand on siis see, kus on challenge on väga kõrge, aga oskused veel puuduvad, mis võib meid samamoodi viia tegelikult mugavustsooni, sest hirm on nii suur. Ma võiksin tegelikult selle suure asja ellu viia, aga ma ju veel ei oska. Mul ei ole veel piisavalt selliseid kogemusi, nagu teistel on. Nemad on juba aastaid seda treeninud ja timminud. Ja mis siis sünnib on see, et ärevus, selline mure ja pigem lukustumine ja istun mugavustsoonis, kus ei ole üldse mitte, nüüd ma ütlen, mugavustsoon ei ole koht, kus tegelikult enamasti mugav on. Seal võib väga ebamugav olla. Seal võib olla ikkagi kuni nagu füüsilise ja emotsionaalse valuni ebamugav olla. Ja kui te nüüd vaatate seda, et see vooseisund on nüüd siin nagu keset seda, see tähendab seda, et nii challenge, väljakutse kui ka oskused on vähemalt võrdsed või challenge on natuke suurem. Kui sa mõtled nüüd Peckardi mudeli peale, eks rahulolematus, visioon, esimesed sammud. Kui sa mõtled mugavustsooni peale tervikuna,
see hirmutsoon, et liikuda õppimise tsooni. Ma väidan teile seda, ja see on minu enda isiklik kogemus, miks ma olen komponentidena nagu kokku toonud, mugavustsoonis peaaegu ei eksisteeri flow seisundit. Flow, see tähendab seda, kus me unustame justkui kõik enda ümber. Me teeme midagi täie pühendumise, kire, passioniga. Meil on oskused seda teha ja meil on piisavalt väljakutseid seda teha. Ja toimub tohutu õppimine selle flow seisundi raames. Mugavustsoonis me flow'd liiga tihti ei kohta. Võib-olla ei kohta peaaegu üldse. Ja vot see on nüüd see, mida ma tahaksin, et sa kaasa mõtleksid. Kui sa oled sinna mugavustsooni liiga pikaks jäänud ja flow'd su elus ei ole enam tükk aega olnud, siis vaata, mis sa Beckardi mudelis, valemis muudaksid, teeksid, et see flow oleks jälle igapäeva osa sinu tegemistest, sinu elust olemisest. Ja sellest flow'st ma ei taha mitte liiga palju pikemalt rääkida, seda seisundit me palju teame, aga mis on vooseisundisse jõudmiseks või sinna saamiseks tegelikult vaja? On väljakutset ja samas ka võimekuse tasakaalu, mida me kirjeldasime, tegevuse ja teadlikkuse ühte sulamine. Ma tean, mida ma teen, ma tean, mida see tegelikult nagu kaasa toob, mida see mõjutab. Ja tegevuse eesmärgi selgus. Mul on see visioon, mul on see plaan ja ma tean, milliseid samme ma astun. Ma tean, mille nimel ma pingutan. Ma tean, mida see mulle toob. Vahetu ja ühemõtteline tagasiside, saad tööd tehes ise aru, et see tuleb sul hästi välja. Teate seda tunnet? Sul ei ole vaja, et su kolleeg, juht, coach, ema, abikaasa ütleks, vaid sa saad ise aru, et see tuleb sul hästi välja. Ja see ei ole mugavustsooni koht. Ja täielik keskendumine ülesandele. Mugavustsoonis pigem võib-olla see keskendumine on peatatud või siis ta ei ole sisse lülitatud. Ja? Kontrolli ennetamine, sa saad aru, et töö või olukord allub sinule. Mugavustsoonis, olles ohver, sa ei kontrolli. Muud olukorrad kontrollivad pigem sind. Ajataju muutub, tunned, kuidas aeg nagu lendab. Mugavustsoonis vastupidi, millal see päev ükskord õhtule voolab või et üks lõputu igavus või jätame need sõnad kõrvale, need pole tegelikult olulised. Ja eneseteadvuse hajumine, ma ei märka enda mõtteid, tundeid ja keha. See on mugavustsooni üks väga olulisi aspekte samamoodi. Me muutume tuimaks. See rutiin kuidagi tapab selle loovuse kreatiivsuse, eks ole, ja samamoodi ka sisemine motivatsioon, et tajuda oma töö tähenduslikkust. Ja nüüd ma toon selle olulise sõna. Tähenduslikkus või tähendusrikkus on midagi, mille nimel ma tegelikult võib-olla igal hommikul üles tõusen. Et iga inimene saaks tegelikult teadlikuks sellest ja saaks luua enda elus seda tähendusrikkust ja vajadusel muuta neid tähendusi, mis teda on kuidagi kas kammitsenud või sinna mugavustsooni jätnud. Ja teha seda, mida sa teed, mitte tunnustuse, vaid sisemise rahulolu pärast. Sisemine rahulolu. Mugavustsoonis on siis, eks ole, me teame küll, see võib olla mugav, aga tegelikult on seal halb olla. Nii et kui sa ei ole varem nii mugavustsoonist mõelnud, et see flow'ga tegelikult seal puudub ja mis on siis flow'ks eeldused, et see tekiks, siis need on pööratud väärtused, mida tegelikult meil mugavustsoonis ei ole. Anna mulle märku siia, mida sa sellest flow'st ja mugavustsooni kokkuviimisest arvad? Mida see, mida ma praegu sulle jagasin, mis mõtteid sinusse tekitas, kuidas see sinusse maandus? Väga vahva, kui te chatti midagi kirjutaksite. Sest meil on veel mõned kihid avada, me läheme siit veel pisut edasi. Kas see oli sulle uus? Võib-olla olid sa selle peale juba ise tulnud? Loogiline, jaa. Aga mõnikord meil on vaja kedagi, kes justkui seda mingit vaatenurka näitab ja see võib anda tegelikult totaalse tõuke edasi liikumiseks. Tajun, et hirm ütleb meile alati vastupidist, mis meid flow'sse viiks. Jaa,
kindlasti hakkan mõtlema rohkem sellele, kui flow'd pole, siis äkki olen mugavustsoonis, absoluutselt. Väga loogiline tundub, olen tajunud ise ka, et see flow seisund on joovastav ja samas pärast avastanud ka, et selles olen ise arenenud, absoluutselt. Suurepärased vastused. Ole hea, jaga veel, ma arvan, et see on grupile tervikuna tohutu väärtus, kui te oma mõtteid jagate, sest mina ei ole siin ruumi kõige targem. Teie olete, ma ainult osutan teile, kuhu vaadata ja ma ei ütle teile, mida te nägema peate, te näete seda ise. Väga super teadmine, mida endale mugavustsoonis teadvustada ja Tiiu. Nüüd võta see endaga kaasa, mugavustsoon, Peckardi valem, flow seisund. Ja nüüd me lähme kohta, mida minu isiklikud kliendid ja ka minu võib-olla erinevates programmides osalejad teavad, mida ma tohutult armastan, on goal line, soul line lähenemine. Ja mida ma selle all nagu silmas pean, on see, et meil on justkui taaskord too seesama mugavustsoon siia nagu endaga kaasa. Meil on goal line, mis tähendab seda, et siin on polaarsused, õige, vale, rohkem, vähem ja nii edasi. Ja see esindab meie füüsilist igapäevaelu, meie ego tasandit, meie hirme, aga ka. Nii, nüüd meil jooksis vist midagi kokku. Meie fakte, mida me teame asjade kohta, meie saavutusi, meie eesmärke. Goal line on nüüd, kujuta ette, et see on justkui malemäng, mida sa mängid. Ja see malemäng on see, mida me siis igapäeva ärides, oma töödes, milles me püüame kogu paremaks saada. Tahame uut rolli saada, me tegelikult tahame veel paremaks saada, saavutada rohkem, teenida rohkem raha, palka, olla mõjusamad. Ja tihti inimesed jõuavad oma mugavustsoonis sellesse kohta, kus nad tegelikult tajuvad, et võib-olla see flow ongi kadunud ja nad on kuidagi kadunud ja kaotanud iseennast sellele goal line'ile. Ja kujuta ette goal line'i kui male lauda. Sa mängid seda malet, sa õpid strateegiliselt selles väga hea olema. Sulle näidatakse ka, milliseid käike teha, aga mis on puudu ja kus juhtub olukord, et minu juurde jõuavad viimasel ajal väga paljud minu kliendid, kus nad ütlevad, et Annika, mul on kõik elus hästi, ma olen palju saavutanud, aga see, mis puudu on see, et mul on puudu ühendus iseendaga. Ma enam ei tea, kes ma ise päriselt olen. Kuidagi tühi tunne on. Ma lähen õhtul koju, näiteks on mõned meesterahvad. Ma olen väga edukas oma ärides ja tegemistes, aga ma lähen õhtul koju, mul oleks justkui isegi nagu aega, aga ma olen diivanil tühi kott ja mu abikaasa ja lapsed ei väärtusta mind ka enam. Midagi on katki, midagi on puudu. Ja see, millega mina teen tööd, on siis see, et lisaks sellele goal line'ile on väga oluline vaadata ka üles soul line, mis on siis vertikaalne joon. Ja siin me räägime tegelikult rõõmust, autentsest sinust endast, intuitsioonist, armastusest kui universaalsest väest. Me räägime purpose'ist, et sellest suuremast eesmärgist, tähendusest, sellest visioonist ja mõnes mõttes ka sellisest spirituaalsest elust, mitte nüüd ütleme, me räägime sellest, et sinu ühendus sinu enda kõrgema mina või sellise sügavama teadmisega on inimesed, kes tegelikult on usklikud, ka siia läheb tegelikult soul line'ile see usu teema, aga millest me aru saame, on see, et tihtipeale me ei ole oma soul line'i piisavalt toitnud. Me ei ole vaadanud sellesse sisse, kes mina päriselt olen ja mida mina päriselt tahan. Nagu hingetasandil, ka sellises suuremas plaanis. Ja võti on tegelikult selles, et need kaks tasandit on omavahel väga selgelt koos. Ja kui sa kujutad ette mugavustsooni, siis mugavustsoonis ka võib teinekord sind välja aidata hoopis sellele soul line'ile keskendumine. Aga mis on siin veel tegelikult need olulised asjad, kus ma olen ennast ära unustanud?
või mingil põhjusel ajanud taga midagi, mis ma arvasin, et on tähtis ja oluline ja oligi mingis ajahetkes, aga mitte siis kreenis või kaldus ühele osale. Ja kui see goal line oli nüüd male laud, siis soul line on male mängija. Ma coach'ina töötan sinu kui male mängijana. Kuidas sina seda mängu, seda elumängu mängid? Mis on sinu elumängus sulle oluline ja tähtis? Et luua taas see ühendus sinu ja selle reaalse ägeda eluga, mida sa tegelikult juba nagu loonud oled või mida sa luua tahad. Ja see soul line, goal line tegelikult väga selgelt ka see ühenduse puudus istub seal mugavustsoonis. Ja ma võin sulle korraks tuua ka vastupidise näite. On inimesed, kes on soul line'il tohutult tugevad. Ta ikkagi peab veel uurima, vaatama. Tal on vaja sisemiselt veel kasvada enne, kui ta mingeid samme astuma hakkab. Tal on vaja veel mõned kraadid teha või mõni kool veel lõpetada, enne kui ta tegelikult päris maailma astub ja ütleb, kes ta on ja mida ta tegelikult tahab. Mina ütlen täna julgelt, et ma olen naine 5.0 ja ma tohutult hindan seda, et see küpsus, see kogemuste pagas, mis minuga siia on kaasa tulnud, on mind selliseks kujundanud või voolinud. Ja nüüd tuues see sama mugavustsoonist välja tulek on siis see, et vaata, kas sina oled võib-olla liiga jäänud kinni oma goal line'i ja sa ei ole täitnud oma hingetasandit või vastupidi, sa oled oma hingetasandil olnud nii sügaval sees või nii kõrgelt sees, et elu elamine on jäänud tegemata, sammude astumine. Need mõlemad tegelikult on äärmused, mis kirjeldavad ka mugavustsooni ja selles mugavustsoonis kinniolekut. Ja kirjelda mulle siia palun ka, mis on need mõtted, mis sulle praegu maandusid, kui ma rääkisin sulle soul line, goal line'ist. See on alles pinnapealne. Ma igal sellel modaalsusel lähen ainult tutvustava nagu aspektiga, annan sulle teada, aga nende taga on sügav protsess, mis tegelikult võib väga imelisi erakordseid tulemusi sinu ellu nagu tuua. Ole hea, pargi siia chatti mõtted ka soul line, goal line metoodikast. Kas see on sinu jaoks uus, kas sa oled sellest varem kuulnud, mida see sinuga praegu tegi, mida see sinus hetkel äratas või meelde tuletas? Jah, imeline, kui mõningad vahvad mõtted siin jagamisele tuleksid. Mind on see isiklikult viimased 10 aastat väga puudutanud. Sellele kontseptsioonile olen ma väga mitmeid olulisi asju üles ehitanud enda vaates ja oma coaching'u klientide vaates. Ja see taipamine, et see on järjest paremas tasakaalus, just nimelt mõlemad osapooled. Olen olnud ajas mõlemas äärmuses, aga pole nii osanud mõelda. Suurepärane, aitäh, et jagad. Millised eestikeelsed sõnad oleks siin head? Kas siis hingetee ja eesmärgitee, siin võime koos mõelda, ma võin pärast hiljem, kes soovib minuga sel teemal jagada, ma saan ka siis anda neid vastuseid. Mulle tohutult meeldib malelaua ja maletaja kujund, jaa, on ju. Metafoorid ja kujundid käivitavad meis väga palju teadlikku sisemist tarkust. Nii, asjad on olnud tasakaalust väljas kaua. Enda arusaamine, taipamine. Kui järgmist sammu ei tee, siis tasub ka sellest vaatest analüüsida, kummast on puudu. Väga kuld, väga hea raamistus meele ja füüsilise maailma seotusele. Suurepärane Kaire, täpselt nii ta on. Ja me võime eitada, aga kui me hakkame ühel hetkel nägema, et üks või teine on olulise mõjuga või kreenis, siis me pärast ei saa enam eirata. Me ei saa enam eirata seda, mida me näeme. Ja siis on see, et me saame seal mugavustsoonist välja tulles teha enda jaoks väga olulisi vajalikke otsuseid ja ka samme. Nimeline tööriist, et mõista, kus oled ja kuhu edasi. Kas enda hinge on vaja täita või on just sammudest puudu vaja samme astuda? Kas oled täitnud
oma goal line'i ja pole täitnud oma hinge või oled olnud liiga soul line'is ja on vaja just elu elama hakata. Kuld. Ja ma sooviksin olla veelgi parem malemängija, sest ilmselt malet olen õppinud juba päris hästi mängima. Oo jaa. Aitäh, Tiiu. Sinu sõnad on mulle eriti kaalukad. Sa tead seda põhjust, miks. Ja võib-olla teavad ka paljud teised. Silmi avav info. Mõistan, et olen palju olnud viimasel ajal põhjusega soul line'is, kuna enamus elust olen olnud goal line'is edukas jünger. Absoluutselt. Õnneks on alati võimalik teha muutusi. Imeline teisi. Täpselt nii on. Ja nüüd on meil veel natukene aega ja ma tahan teiega võtta nüüd selle teema nagu kokku selliselt, et me rääkisime üldisest rahulolematust, nii nagu vanasti enam ei tööta, ei tea täpselt, mida tahad, siht on kadunud, kahtled endas, ei tea, kes sa oled. Ja need kõik kirjeldavad mugavustsooni, olete nõus? Need kirjeldavad mugavustsooni. Aga kui ma nüüd olen nii julge, sest ma olen julge, sest ma jagan teiega midagi, milles ma ise olen äratundmist omandanud ja kui ma teile nüüd ütlen, aga kujutage ette, et see mugavustsoon siin, millest me räägime, võib olla võrdusmärk keskea kriis. Anna märku chatis, kes on täna vanem kui 35+. Keskea kriisis, mis juhtub? Hakatakse otsima midagi, mis tegelikult võiks hinge täita. See, mis on saavutatud, pole veel piisav. Ja vahetatakse kallis kaasa noore joogainstruktori vastu, võetakse tsikkel, hakatakse maratone jooksma, igasuguseid ägedaid asju hakatakse tegema. On ju? Ja vaadake, juhei 42, olen nõus, suurepärane +1. Ja mida ma tahan teile nüüd öelda? Mina olen täna sellest läbi käinud, ma ütlen uhkusega, ma 5.0, aga keskea kriis. Ma tahan öelda, et me peaksime selle ümber defineerima. Me peaksime keskea kriisi ümber defineerima. Miks? Sest et me kogeme sarnast kriisi ka siis, kui me lõpetame põhikooli, teeme valiku, kas minna gümnaasiumisse või ametikooli. Me tunneme sarnast kriisi ka siis, kui me oleme lõpetanud ülikooli, mõtle, mida edasi teha, millise töökohta valida või hakata ise ettevõtjaks. Me võime kogeda sarnast kriisi ka siis, kui me hakkame pere looma. Minu suurim selline kriis oli 29-aastaselt, kui ma saba ja sarvedega kõigega koos, ma olen Tartu tüdruk, sain kutse tulla Tallinnasse ja hakata oma nii-öelda professionaalses karjääris tegema suuri valikuid. Ja mis siis juhtus, oli see, et ma elasin justkui taas läbi selle kriisi. Ja see keskea kriis tuleb meile kõigile ja ma arvan, me võiksime seda mugavustsooni nimetada nüüd selliseks, et see on transformatsioon keset elu. Erinevates eluetappides toimub see sama transformatsiooni koht, kus elu ütleb sulle, nii Annika, kas sa valid nüüd jääda ja olla see, kes sa oled by default kogu aeg olnud ja istuda mugavustsoonis või sinus on miskitki veel, midagi, mida sa tahad maailmaga jagada. Mis on see, mis tegelikult juhtub? Ja ma tahan siia tuua nüüd need aspektid, et see transformatsioon keset elu, see mugavustsoon võib tabada meid personaalsel tasandil, professionaalsel tasandil ja ärilisel ja meeskondlikul tasandil. Ja meil ei ole täna liiga aega, aga saate slaidid pärast hiljem vaadata, on ka küsimus, et kes sa oled praegu ja kes sa tahad olla. Väga selgelt mugavustsoonis või transformatsioonis keset elu küsimused. Ja siin veel mõningad toetavad küsimused, mis aitavad sul vaadata endasse sügavamalt sisse. Professionaalne tasand, kuhu edasi karjääris? Eks oled tippu jõudnud, aga edasi tundub asi udune, ei tea, mis inspireerib. Tundud, et oled küll vaba, aga ikkagi oled kinni, istud selles rollis ja välja ei julge astuda. Eks, aga ka äriline ja meeskondlik tasand, töötan ju meeskondadega, ärijuhtidega, ettevõtjatega, kellel on tegelikult see sama koht, see sama mugavustsoon. Mis see transformatsioon keset elu meil seal nüüd siis on?
mis saab edasi? Meeskond võib-olla on kaotanud suuna, energia, ei tea, mida teha. Meeskond kannatab võib-olla teatud usaldamatuse või koostöö käes, eks ole. Et kõik on nüüd asjad, kus ma palun, et sa defineerid ka selle mugavustsooni läbi Beckardi, läbi Flow, läbi Soulline, Goalline'i ja läbi keskea kriisi. Selliseks, et see tähendab seda, et sinu identiteet, sinu hing, sinu olemus tahab midagi muud. Eks? Ja nüüd tulebki kokkuvõte, kuidas siis edasi, võid sa küsida. Vali sind toetav lahendus. Kombinatsioonis nendest hakka kuskilt peale, aga ära karda ka abi küsida. Võib-olla sul on sõber, võib-olla sul on kolleeg, võib-olla sul on kaaslane, võib-olla sa leiad toreda coach'i, sest täna see coaching'u nädal, meil on üle 100 vahva coach'i ICF-is, sa kindlasti leiad selle inimese, kes on just sinu jaoks, match ib sinuga. Ja kuidas siis mugavustsoonist ehk et kesk- ja kriisist siis välja tulla? Ma arvan, ma olen täna Eestis ainukene, kes räägib mugavustsoonist kui kesk- ja kriisist ja toob selle kokku. Ja ma näen seda, et see ei ole enam klassikaline kesk- ja kriis, mis tuleb seal 35 või 40, vaid see on igas eluetapis, kus peab keset elu toimuma transformatsioon. Ka teie lastel, noortel kodus võib see sama teema olla. Ja mis on siis, kuhu liikuda uute valikute ja alguste juurde? Ja kuidas seda siis teha? Muutus algab väikestest sammudest. Mäletate Beckardi valemis, need first steps peavad sees olema, rahulolematus peab olema ja visioon. Ja nüüd erinevad aspektid annavad sulle vastuseid, kuidas seda siis teha, aga ma pakun sulle siit ka ühe enda lahenduse. Sellel teemal teen ma töötoa 27. mail kella 1-5 ja lähen sügavuti nii nende tööriistadega, mida ma juba tutvustasin, kui ka lisan juurde, et kui sa tahad teadlikult ja ausalt anda endale võimalust välja liikuda ja luua midagi, siis ma ootan sind väga sellesse töötuppa. Me saame rahulikult need küsimused läbi käia, me saame sulle luua kaardi ja siin QR-koodi all jõuad sa selle töötoa juurde. Ja ma ütlen ka seda, et sinna töötuppa liiga palju inimesi ei mahu, et tulevad need, kes on õiged inimesed. Mina väga tänan, ma austan, et te olite nii aktiivselt siin kaasas ja koos ja teie mõtted, ma loodan, et Daisy võtab need mulle kokku, sest kõiki ma siin ise flow's olles, ma olin ka vahepeal päris flow's, võib-olla te märkasite ka, ei jõudnud lugeda, aga ma kindlasti tahan iga kommentaari läbi lugeda ja kui sul on mulle ka küsimus, siis sa võid mulle isiklikult kirjutada, sa võid ka veel siia mõne panna, ma saan need küsimused kätte ja ma saan kindlasti aidata su sellest järgmisest väiksest künkast edasi. Ja kui sa tahad anda oma mõtetega, mis oli selle tänase webinari kõige olulisem essents, mida sa kaasa võtad siia, kirja panna chati, siis ma oleks ka väga tänulik ja kogu grupp samamoodi. Aitäh teile! Suur aitäh sulle, Annika. Ma loodan, et ja ma usun, et kõik leidsid selle mingi asja, selle koha, mida te ei olnud endas varem näinud ja millele mõelda ja mis aitab teil teha järgmiseid samme, et sellest mugavustsoonist välja tulla ja et te oskate ka seda paremini ära tabada, kui selle tuleb, sest see tuleb alati. Ja kutsume kõiki osalema siis ka teistele coaching'u nädala sündmustele. Panin chati ka lingi väikesele tagasiside küsimustikule, et saaksime veel paremini asju siin korraldada. Panen selle uuesti, kuna järjest siin tuleb neid. Aitäh! Nii ja kohtume järgmistel webinaridele. Ja vaadake selle QR-koodi alt pääsete siis otse ka selle töötoa juurde. Kui te soovite sellega osa saada, aga kindlasti tulge juba täna järgmise webinaril ja igale teisele päevale ka väga vahvad ja toredad coach'id jagavad teile tarkust. Nii et üks õppimise nädal meile kõigile. Aitäh kõigile. Aitäh kõigile. Nägemist. Nägemist. Ja kuna me veel siin oleme, kas me nüüd paneme salvestuse kinni? Jah.